Kuusalu koolis oli täna vähe teistmoodi koolipäev. Üks eksinud metsis tekitas siin rõõmsat elevust. Harjumaal läks üks kiimas metsis endale kaaslast just Kuusalu keskkoolist otsima. Metsise härra ajas nii mõnelegi koolijutsile hirmu naha vahele. Pole ka midagi imestada, metsisel on hiiglama vägev nokk ja pirakad küünised. Meeldis lind või? Jaa, suur oli. Aga hirmu ei ajanud naha vahele? Ikka jas. Kui tahaks mulle vastu tulnud, ma ei tea, mis ma oleks teinud. On seda metsist varem ka sinna halda? Ei ole, aga ta on seal Kuusalus jalgpalli platsi ääres käinud. Siis ta külguri. Siis need jooksuajad tal just. Mänguaeg, et läks kohe inimestele kallale, jah? Ei, ta ei läinud kallale, ta lihtsalt vaatas. Aga hakkas tulema, keegi ei julgenud mängida ta. Lind oli pöörane ja tatsas uljalt ümber koolimaja. Uhke metsaelanik tekitas parasjagu segadust, laste suusatund jäi suisa pooleli. Kuigi lind kellelegi liiga ei teinud, pidasid õpetajad targemaks jahimehed kohale kutsuda. Minul helistas tüdruk kõigepealt koolist ja küsis, et kas on metsisel ja tedrel mingisugune vahe ka. Aga teemaks ei olnud üldse see, et metsis on kooli juures. Vaid ma ise arvasin muidugi, et see on tunnis või, kas looduse tunnis või kuskil mujal, aga pärast helistas mulle koolist mingi õpetaja ja ütles, et metsis on koolimaja sisehoovi peal. Aga on isegi selliseks, kes tuleb kallale. Ja nokk on tal võimas, et ega ta päris haiget teha, nii et ütleme, kui sellist lindu näha kuskil, siis päris näppida kohe ei maksaks. Meil on ka kohe torke, ma ootas minna spetsialisti ära. Kuusalu jahimehed jätsid oma igapäevased tegemised, kus seda ja teist ning tõttasidki appi. Igaks juhuks kutsuti Tallinnast ka Keskkonnaameti spetsialist Tiit Koit kaasa. Tiidu tööks ongi just igasugu metsaelanike päästmine ja aitamine. Kui tihti Keskkonnaameti inimesed üldse kokku puutuvad hädas lindudega? No Tallinna linnas on see väga sage, nii et praegu hetkel veel hooaeg ei ole alanud, aga kui hakkavad hõbekajakad pesitsema, siis muidugi varesed, hakid, neid on ikka Tallinnas väga palju. Metsised, tihti puutute kokku? Metsistega ei ole. See on selle aasta mul teine, ütleme otsene juhus. Üks juhus on Kehtnas, kus püüti kätte saada, aga ei saadud. Aga üldiselt metsistega ei ole juhtunud siin viimane 2-3 aastat nagu mitte. Mehed kogunesid kooli õuel ja pidasid sõjaplaani. Aga härra Metsisel polnud väiksematki kavatsust meeste lõksu jääda ja ta tatsas muudku jahimeeste eest ära. Lendame koos ja armume taas nagu kevadel. Lõpuks hakkasid talle ligitikkuvad mehed tõsiselt närvidele käima. Ega ta mingi lilla ole, et siin meestega maadlema hakkan, võiks ehk lind mõelda ning tegi siis elegantse tiivasirutuse. Päris ära ta siiski ei lennanud, vaid maandus koolimaja katusel. Lennake järgi, kui tahate, ja seda jahimehed tegidki. Inimuhkus ei luba ju kuidagi linnule alla jääda. Käime katused mööda, tuleme, turnime tornides. Lämme katsume pilvi, lämme värvime taeva siniseks. Nähes, et katusel rahu ei saa, liugles metsalind uuesti maa peale mändide varju. Valesti tegi, sest siin ootas teda pikisilmi juba Tiit Koit. Koos reporteriga võetigi Don Juan kinni. Mis ta peas toimub, et ta otsib teed inimeste juurde, allest oli poe juures, nüüd oli koolimajas? Vaadake ringi, eks ole, ilus taevas päike särab, läheb soe, lumi sulab. See on see aeg, kus metsis hakkab oma mängukohta külastama, eks ole, veab triipu lumele, on kuskil eksperimente unikuid juba näha. Sest et jah, ütleme, see kui hakkab mäng juba võib-olla pihta, eks ole. Sõltub sellest, kuidas ilm on, eks ole, kui ilm on siuke pehme leeve soe, ei ole eriti niukene kõikuv, eks ole, ei tule lund või tuisku midagi, siis ta tasapisi hakkab mängima. Põhikulminatsioon on ikka kuskil aprilli keskpaiku ja siis, kui kanad mängu tulevad juba ja siis on see õige möll. Aga see hakkab pihta ja see on nagu inimene armub, läheb peas segaseks, eks ole, et nii on ka see metsisel. Vaid sinu näed, toob päikse välja taas. Edasi läks kõik juba kiiresti ja linnuke löödi kasti. Seda nüüd küll mitte selle sõna otseses tähenduses, sest metsised on ju looduskaitse all, aga koolis toodud pappkarpida siiski pandi. Seal ta madistas muidugi edasi. Ei, ta selle rahuneb. Teekond Metsise koju polnud pikk.
Õnneks ei pidanud kaugele sõitma, sest Metsiste mänguplats asus vaid mõne kilomeetri kaugusel sügaval metsas. No me viime tema siis ühte Metsiste nii-öelda elupaika. Selle koha nimi on Võllaskott, kus on Metsise mängul, see on üks Eesti Metsise mängudest, mis on võetud nagu kaitse alla. Siin on sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd ja siin on tal ka mõned kaaslased, et loodame, et ta siit enam siis Kuusalusse teed üles ei leia. Õiged jahimehed ei pea vaid püssiga jahti. Loomade abistamist tuleb küllalt palju ette, aga sellest ei tea tavainimene muidugi muhvigi. Ei saagi teada, sest ega kütid ka eriti oma tegemistest pajata. Kuidas üldse on siis Metsisel Eestis elada? Arvukus on, kuidas võtta, ütleme, populatsiooni püsimajäämiseks on ta vast piisav, eks ole, sest et pigem on märgatult selle viimase 10 aasta jooksul väikest tõusutrendi, et kuna ta on ikka kaitse all ja varem süüdistas väga palju metsandust, eks ole, et metsamajandus neid hävitas palju, et ei tehtud mingit vahet, eks ole, mängukohades raiuti, mis ei oleks otseselt nüüd hävitav, aga vähemalt ka, ütleme, mängu ajal ja mis ei ole, on eriti taunitav, eks. Aga kunagi neid ju kütiti, nii et selles suhtes neid on kindlasti jälle vähe. Ma arvan, et väga paljud jahimehed oleks huvitatud sellest toredast jahist, mida mina ei teagi. Sest mina selle jahti ei tea. Sellel alles jaht ammu lõpetada, kui minust jahimist sai. Lõpp ja kõik ja lahendus leiti ka ilma kedagi maha koksamata. Veidike kulus vaid rohkem aega ja vaeva ja see tasus ka end ära. Uhke linnuke sai metsade rüppe tagasi. Loodetavasti Metsise härra siit ka omale sekspartneri leiab ja varsti võivad uhked mängud alata. Ja kõik on nagu enne, kõik on täpselt nagu